täna on siis teisipäeva hommik ja meil on hommikuks natuke süüa. Puder, energy drink, kakao, 2 pakki väikest šokolaadi ja beef snack. Nii et iga kord on midagi uut, nii et alati on see päris huvitav. Ja valgupaar ka. Vot, nii et head isu. Väljas tundub olevat väga tugev tuul ja alati telgi ülesseadmisel on see väga oluline jälgida, kus poolt on tuul, et telgi tagumine osa peaks tuule suunaga, sest sellisel juhul on meil endal parem. Ja eile oli väga raske seda otsustada, sest kõik seadsid natuke telke erinevalt ja me arutasime Paavikuga, et miks nad neid telke nii seavad. Tundus, et tuul on täpselt sellest suunas, kust me panime. Ja panime täiesti õigesti, sest öösel, kui ma üles ärkain, ma kuulsin, et väljas oli ikka väga tugev tuul. Ja tuul tuli täpselt sealt suunast, kus meil telk seatud ka on, nii et meil vedas. Väljas on ikka tuiskab, sajab lund ka. Nagu te näete, tuiskab ikka väga korralikult. Siin koerad magavad niimoodi kerra tõmbanud. Isane, alfa isane sai hakkama halva teoga, kui ta närislus Sinda tagumise koeraga õiel praegu läbi. Aga ma seisan siin, teised said veel koerasid valmis. Ma pean siin taga seisma ja hoian jalga pidurile, et oleks kindel, et nad teele ei asu. Me Jaamiga me saime kohe hea sõpradeks kohe alguses enne starti, kui ta tahtis mul käppa anda kogu aeg ja nimi jäi ka hästi meelde. Aga jah, igatahes läheb sõiduks, teine päev. Okei,
nüüd istume siukse huvitava asja sees nagu Windsack ja siin koos Vaabekiga. Nii, siin all me siis istusime. Siin all istuvad meil Vänta du bara tills vi kommer hem. seda Windsacki. Päris lahe võtab väli. Sen ska det skitbra med kanske. Ühesõnaga, lugu on nüüd niimoodi, et ma olen eksinud. Sest et meie Musher on tegelikult küll kõige vanem ilmselt neist kõigist Musheritest ja kõige suurtemate kogemustega. Ta ütleb, et ta tunneb siin teid kanti nii hästi, et talle meeldib viia tavaliselt koerakelgutajaid teelt kõrvale. Ja me oleme enamus ajast kogu aeg teelt kõrval sõitnud. Me ei sõida mööda neid poste, mööda seda igavat rada, mida teised sõidavad. Aga siis nüüd juhtus see, et me eksisime veidi ära, aga tänu sellele on meil maastik on vingem. Ühesõnaga, nagu ma rääkin, oleme eksinud ja saime ühe vinge elamusosaliseks. Ja kuna meil on ka veevarud otsas, siis võtame siit ojast või allikast vett. Üks kohalik saam oma lumesaaniga nagu sattus meil peale või me sattusime temaga kokku. Ja siis ta näitas meile tee kätte, aga kuna meil oli ka veevarud otsas ja alati on lihtsam kuumutada külma vett, kui et hakata lund kuumutama, siis ta näitas meile kätte ühe allika või sellise oja, kust me võtsime siis vett. Nüüd see oli jällegi selline väga eriline kogemus. Jõudsime, ma arvan, mingi tund aega hiljem siia laagriplatsile kui teised.
seetõttu teistel oli juba telgid üleval ja meil veel ei olnud ja jube nälg oli ka, nii et esmalt pidime ikkagi telgid püsti panema ja siis koerad toitma ka, nii et jaotasime niimoodi, et 2 meest panid telke ja teised 2 toitsid koeri. Siis saime alles meie süüa. Ja muud väga ei teinudki, sest olime nii väsinud, et pärast sai magama mindud kohe otsa. Sest et ikkagi telkide panemine jäi juba pimeda peale.